Seisan mina siin Balti jaama perroonil ja näete, minu selja tagant läheneb Viljandi rong, mille pardal on olude sunnil nüüd need inimesed, kes uue sõiduplaani tõttu on muutunud katsejänesteks. Ei päris katsejänesena ei tunne ennast, aga lihtsalt kõik on uus ja mitte septembrikuus, aga keset tööaastat ja väga ootamatult tuleb lihtsalt plaanid üle vaadata, kui Elron oma plaane tagasi ei vaata kuidagi. Ja eks igale ühele see natuke ümberkorraldusi tekitab. Mulle isiklikult sobis eelmine plaan palju paremini. Jõudsin mõistlikul ajal Tallinnasse, sain tööpäeva tehtud ja täpselt pärast tööpäeva tagasi. Et praegu tuleb päris palju ümber mängida. Aga kuidas praegu on, kui tööpäev lõpeb, kas sa tagasi saad sama mugavalt kui enne? Ei, kahjuks mitte. Ma peangi minema ootama üsna mitu tundi, kui varem tuli Tallinn-Viljandi rong väljus kell 3:06, mis oli ülihea aeg. Ma sõin mõistlikul ajal koju. Siis nüüd ma pean ootama kella 8, kas kõrval olevas kohvikus või kusagil, sest 4:30 on natukene keeruline juba jõuda. Ka Viljandi elanikule Kristjan Otsmanile sobis endine sõidugraafik paremini. Ega Viljandist enam Tallinnasse ühistranspordiga ei saa kella 9. See on üks häda ja teine on see, et kui enne oli varahommikune reis, millega jõudsid 8:30 Tallinnasse, eks, ja teine oli natuke hilisem, millega jõudsid 11:30, siis nüüd on siuke, iseenesest ega seal viga ei ole, kui jõuad 9:40, aga see ei ole väga hea kellaaeg siis, kui oled tööinimene. Aga kui reisijad peavad iga natukese aja tagant oma päevaplaani ümber sättima, siis kes vastutab selle eest, et rongid õigel ajal liiguksid ja inimesed teaksid, millal nad üldse sõita saavad. Elron ütleb, et suure osa segadustest tekitavad hoopis raudtee pidevad remondid. Ühest küljest tuleb taristu ettevõttest aru saada, et nad ei pruugi ka piisavalt pikalt ette teada, et millal mingisugused tööd juhtuvad. Aga seekord tõesti jäi see eriti viimasele minutile, et kindlasti vabandan reisijate eest, kes selle tõttu kannatavad. No, inimesed on päris pahased, sest Elron on tegelikult oma sõiduplaani sel aastal muutnud juba üle 20 korra või kuskile sinna kanti. Jah, me oleme seda tagasisidet saanud, et paraku nii see on, et me ise eelistaksime samamoodi, et sõiduplaan oleks võimalikult stabiilne. Täna siiski ehitustööd panevad meid väga keerulisse olukorda ja me saame sõita täpselt nii, kuidas taristu meil laseb sõita. Kui Elroni sõnul on suuremate hilinemiste graafiku muudatuste põhjus hoopis ulatuslikes remonttöödes, siis vastus tuleb otsida järgmiselt lülilt Eesti Raudteelt. Miks ei võiks raudtee-ettevõte kinni pidada kokkulepitud etteteatamise ajast 21 päeva? Aga see ongi eesmärk ja selgelt me ju saame aru, et mida varem liiklusgraafik on lõplikult kokku pandud, ära kooskõlastatud, seda lihtsam ja arusaadavam on kõigil osapooltel. Aga osapooli on lihtsalt väga palju ja tõepoolest siin on 10 osapooli, kui võtta töövõtjad, kui võtta juba nimetatud Edelaraudtee, Elron ise peab planeerima oma rongide ringlused, et seda koordineerimistööd on päris palju ja siis kui viimasel hetkel midagi muutub, siis ongi aeg läinud ja tähtajad möödas. Aga juba täna võib öelda, et me oleme planeerinud ju 5. jaanuarist siis jälle graafiku muudatuse, mis peaks leevendama väga oluliselt siis olukorda seoses Lagedi ja Aegviidu vahelise kontaktvõrgu rekonstrueerimise lõpetamisega. Eesti Raudtee kuulub riigile ja just riik peab tagama, et tema enda süsteemides ei tekiks segadust, kus sõiduplaanid muutuvad kiiremini, kui inimesed neid jälgida suudavad. Meil on õiguslikult paika pandud, milliseid tegevusi Eesti Raudtee peab tegema, kuidas ta peab pikaajaliselt ette teatama oma tööde planeeringuid. Iga aasta antakse suures plaanis järgmise aasta töödegraafikud ja perioodid ette, aga igale siis tööperioodi jooksul on omaette täpsustused lähtuvalt sellest, kui kiiresti ja kas jõuab antud tööd valmis. Nii et suures plaanis on see graafik teada, aga mida lähemal see aeg jõuab töödele, siis ka nii graafikud selguvad. Eesmärk on see, et meil oleks võimalikult vähe katkestusi raudteel ja see toob teinekord kaasa olukordi, kus on vaja lühema etteteatamisega muudatusi teha.